Tere head kuulajad, oktoobrikuu on jõudnud juba 14. oktoobrini ja Geeniuse digisaates on täna Hans Lõugas, Glen Pilgrim, Meelis Väljamäe. Räägime viimasel nädalal tehnikauudiseid ja räägime sellest, kuidas esiteks juba autod sõidavad ise ja inimest pole vaja. Ja jälle uus tegija lubab robotautot tuua meie igapäevaellu. Poes pole enam vaja müüjaid, poed müüvad sulle asju ise. Uus tegija lubab meile, et pood, kus ühtegi inimest peale sinu hea ostja ei ole. See on tulevik või õigemini olevik. Ja siis räägime veel kellest natuke praktilisi uudiseid Windowsi kasutajatele ja võib-olla ka arvutimänguritele. Alustaks siis saadet sellise uudisega sealt teiselt poolt lampi Ameerikast. Tesla pidas suure, palju oodatud, edasi lükatud ja kuulutatud robottakso ürituse. Ja Ameerikas muidugi praegu väga hullud ajad, ma ütlen alguseks kohe ära, et Elon Musk on hirmus kaelani poliitikas, teeb seal igasugu möllu ja see kindlasti on kõik väga tähtis. Ja võib-olla kogu see, mida tehnoloogia valdkonnas teeb, see poliitika keerab selle kõik pea peale, aga mind tegelikult, ma ei tea, kuidas teiega, ma sellest poliitikast ei viitsiks üldse rääkida. Räägiks sellest, mida see Tesla teeb ja lubas. Et robottakso üritus oli siis see, kus Elon Musk ütles, et nad teevad oma autodest eriversioonid, mis hakkavad inimesi sõidutama taksodena. Et kui Tesladel juba praegu on selline autonoomne sõidurežiim, kus sa autojuhina saad siis nagu mitte vajutada pedaali ja keerata rooli. Aga see on ikka, kui su enda auto, et siis nad asuvad pakkuma ka neid samade autodega inimestes vedamist taksodena. Mis mõnes mõttes on nagu hästi loogiline, et kui sa oled ehitanud selle isejuhtivuse autosse, mille inimesed võivad endale osta, siis miks mitte ka taksot pakkuda. Aga suur küsimus on muidugi selles, et mis see isejuhtivus siis on. Seda on ju tegelikult Tesla alguses peale lubanud, kui nad esimesed Tesla turule tõid, et või siis full self-driving süsteemi välja tõid, siis ju Elon lubas kohe, et lõppude lõpuks saab olema sinu auto nii takso, ehk siis sõidad selle, kui sõidad ja kui sa samal kontoris tööd teed, siis auto sõidab ise ringi ja veab inimeseks ja teenib sulle raha, et see oli see lubadus. See on muidugi huvitav versioon, et see on küll minu auto, aga samas ta käib taksojuhina leiba teenimas. Et praegu on see, et sa saad oma auto välja rentida, eks ole, see mingite teenuste kaudu, aga siis on see, et see on nagu pidevalt, et sa määrad ära, et nüüd on vaba sellest kellaajani ja siis selleks ajaks, kui kell kukub, tuleb tagasi sulle kui sinna kontori ette või kodu juurde. Just. Siin on nagu omaette teemad, et kas ma tahaks, et minu autos vahepeal inimesed sõidavad öösel peolt koju näiteks. Kui ma rahul kodus magan, siis auto veab öiseid pidulisi või mitte. Aga robotakso idee mõnes mõttes ei ole midagi uut, sest et Elon Musk lubab, et firma alustab robotakso teenusega Californias ja Texas osariigis järgmisel aastal ja toodavad selleks seda Cybercab autot. Aga tegelikult nad ei ole üldse esimesed turul. Mäletate ju Google isejuhtivat autot, mis on nüüd Waymo nimega. Ja üks tootja pakub seal veel seda, see on vist Cruise või? Kas võib-olla GM oma, jah. Ja. Nemad on vist oma plaane kõvasti kokku tõmmanud, võrreldes sellega, mis need alguses olid. Enne kui Teslast rääkida, siis ma vahepeal vaatasin seda Waymo asja. Tänapäeval on nii lihtne, kui sa tahad teada, mis maailma teises nurgas toimub, siis paned YouTube'i sisse selle otsingu märksõna ja sa näed, kuidas inimesed filmivad, kuidas nad õhtul tulevad restoranist, ootavad seda Waymo väikest masinat, lähevad sisse ja see veab nad koju. Aga seal on ka mõnes linnakeses juhtunud väga veidrad olukorrad Waymoga ja hiljuti oli niimoodi, et ühe suure kortermaja tagusel parkimisplatsil Waymo masinad hakkasid öösel üksteisega pusklema. Ehk siis tekkis tohutu suur ummik isejuhtivatest Waymo masinatest, kus ei olnud ühtegi inimest sees. Ja nende algoritmis oli ka see probleem, et kui sa jääd ummikusse kinni, siis anna signaali pärast pikemat ootamist. Aga nad kõik olid üksteise taga kinni ja siis nad terve kari masinaid signaalitas üksteise peale. Nii et see kestis ju päevade kaupa, et see ei olnud nagu üks kord, eks ole, et seal oligi inimesed hakkasid, kes seal ümbrigi elasid, kannatasid selle signaali terrori all ja hakkasid ikkagi nagu kõvasti kaebama ja ega see asi enne ei lahenenud, kui lõpuks siis ajakirjandus selle üles võttis ja suure kella külge pani. Tesla puhul on muidugi küsimus see, et Meelis, mis sa nagu mainisid ka, et nad on algusest peale ütlenud, et nende sõidurežiimi nimi on full self-driving, mis on nagu tohutut naeruvääristamist ikkagi esile kutsunud, sest see pole veel kaugeltki full self-driving on ju. Aga nüüd nad nagu seda lubavad. Kogu see
noh, see isejuhtimise asja peaks ju natuke võib-olla vaatamegi mingis perspektiivis, et eks noh, on selgunud siis töö käigus, et inimest sellest võrrandist täielikult välja taandada on tegelikult ületamatult raske. Ja see viimased protsendid ongi muutunud väga raskeks sealt nagu lõplikult ära võtta, sest täpselt mingisugusel hetkel need autod seal parkimisplatsil hakkavad pusklema, siis peaks ju keegi neid korrale kutsuma või siis probleemi ära lahendama. Ja võib-olla üks selline vaade veel kogu selle asjale on see, et miks see ka nii keeruline on see, et me ei saa ju inimestest juhte tänavatelt ära ajada ja pigem on ju vaja nendel robootilistel juhtidel või autodel hakkama saada inimeste poolt liigutatud või sõidetud või juhitud autode keskel. Ja ütleme, see võib-olla muudab selle veel täiendavalt keeruliseks, sest et kui võib-olla robotid kõik kulgeksidki meil linnas rahulikult, siis täpselt 49 kilomeetrit tunnis, siis inimesed seda kohe mitte ei tee. Ja robotid peavad täna olema valmis siis väga paljudeks ootamatusteks kogu aeg, mida ju tegelikult robootilised autod justkui teeks. Et ma tahan nagu selle jutuga öelda seda, et kui näiteks homsest kõik autod oleks sellise isejuhtiva tehnoloogiaga, nagu me täna suutlikud oleme tegema, siis see süsteem võib-olla isegi juba täna töötaks. Selles mõttes, et kõik sõidakski väga rahulikult, ei teeks mingisuguseid ettearvamatud olukordi. Okei, mõnikord nad jääks võib-olla seal parklas pusklema, aga enamasti nad töötaksid, aga kuniks meil on ikka sihuke tohuvapohu ja robot peab kuidagi selle liikluse keskele tulema, siis see roboti arendamine ongi väga-väga keerukas, eks ole. Ja isegi kui vaadata sinna, kus on avaram liiklusolukord, vähemalt mõnes mõttes nagu taevas, siis tegelikult ju võiks tõesti lennukid lennatage ammu ise ja igasugused droonid ju lendavadki väga edukalt autonoomselt ja neid saab ka kaugemalt juhtida, aga ikkagi istuvad meil reisilennukites piloodid, kelle töö ka täna suurelt osalt reisilennukites on pigem süsteeme nagu monitoorida, tõesti panna siin-seal võib-olla kätt külge, aga seda isegi otseselt ei oleks vaja, aga me ei taanda seda inimfaktorit sealt ikkagi ära, et piltlikult öeldes ikkagi on meil selles nii-öelda autonoomses õhusõidukis inimene, kes igaks juhuks siis kogu aeg vaatab, kuidas see õhusõiduk töötab. Ja sa mainisid nagu olulist asja, et kuidas sa jõuad siis selleni, et see autonoomne masin on võimalikult autonoomne. Tesla on teinud seda, et nad põhimõtteliselt lasid välja toote, mille nimetasid full self-driving uks, mis oli väga algeline ja siis aastate kaupa on seda täiustanud. Ja Ameerikas seadusandlus lubab seda teha nii, kuigi seal on teatavasti olnud ka hukkunutega liiklusõnnetusi selle järel. Aga Euroopas, sa hiljuti ise sõitsid ka Teslaga, sa rääkisid, on ju neid selle Tesla algoritm Euroopas on väga-väga piiratud. See, mis on see full self-driving mode, seda Euroopas kasutada ei saa, on ainult see, mis siis autosteering on, ehk siis ise raja hoidmine. Jah, rajalise püsimine. Ja muidugi, ega see on ka ikkagi täna, Tesla puhul just eriti ja siin hiljuti oli mul uue Model 3 roolis kogemus seoses siin selle roheauto peatse valikuga, et tuli siis kõikide nende elektriautodega sõita siin võrdlevalt üks ring mööda Eestit ja seal oli ka siis Tesla Model 3 Highland. Ja see süsteem on ka muidugi vanematel juba olemas, aga tõepoolest on nagu, Tesla on selle kuidagi eriti rangelt vähem või on see siis Euroliidu nõuded ära reguleerinud, et kui sa selle autonoomse sõidu ajal siis natukenegi tugevamat rooli keerad, see tähendab, et ikkagi suhteliselt õrnalt, et kui sa rooliga ise midagi teed, siis ta lülitab selle kohe välja, et see on nagu sükene esimene asi, mis tundub nagu väga jabur, et võib-olla ma läksin kogemata rooli vastu või mis iganes, et näiteks siin kõrval oli Volkswagen ID7, kes ka ridade vahel või radade joonte vahel väga hästi püsib, aga ta ei lülita seda välja, eks ole, et sa võid tegelikult ise siis teha mingi korrektsiooni, võib-olla väga hea näide ongi, sul on sihuke laugem kurv, sealt tuleb sulle mingi suur veokas vastu ja sa kuidagi psühholoogiliselt ei taha võib-olla hoida seda ideaaljoont seal keskjoone ja servajoone vahel, et sa võib-olla tahaks natuke sealt serva poolt sõita. Ja kui sa nüüd siis rooliga sinna natuke serva poole keerad, siis Tesla otsustab kohe, et nii, sulle ei sobi minu isejuhtimine, aitab küll. Et võtad üle, on ju. Ja võtad kohe üle ja ta on täiesti väljas. Ja kui selles eriti totter selle juures oli see, et kui sa siis seal umbes 5 korda olid sellist veokat juhtumisi näinud ja seda isejuhtimist rooliga välja võtnud, siis Tesla ka otsustas, et selleks sõiduks aitab küll, et me lülitame selle isejuhtimise üldse välja, sellepärast et sa ei suhtu sellesse normaalselt ja
ja käitud mitte vastutustundlikult ja loomulikult ta vaatab ka siis seda jah, et kas sa rooli taga oled kogu aeg nii-öelda juhtimisega asja juures ja siis konkreetse sõiduga sai isejuhtimise pool üldse läbi, et see tuli mulle alguses nagu üllatusena, et ma ei teadnud, et autol on nii palju iseloomu, aga siis selgus jah, et selle drive'iga oli isejuhtimise pool läbi, ehk et ütleme, et siin võib-olla ei pea ka nüüd ainult jääma kinni isegi Teslasse, et ega päris paljud nendest uuematest autodest ja mitte üldse uuematest siis elektriautodest käituvad üsna erinevalt ja mõnikord väga totralt siis, kui juht tõesti lõpetab nagu juhtimise. Ehk et siin mõned aastad tagasi, mäletan veel väga hästi, tulid uuemad Volkswagen Grupi autod, oli siin üks Cupra vist, millega sai sõidetud. Ja ma olen ikka autodes seda proovinud, et mis saab siis, kui ma maanteel võtan käed rooli pealt ära, mul on autopiloot peal, isejuhtimine või see automaat roolimine peal. Mis juhtub, et kuidas auto reageerib. Ja tol ajal on mul väga hästi meeles, et see konkreetne Cupra, seal sai isegi tehtud eksperimenti veel, pandud mingid pudelid teibiga rooli külge, sest siis auto arvas, et käed on rooli peal ja muudkui sõitis rahulikult. Ja kui sa need pudelid ära võtsid ja siis käed ka ära võtsid, siis ta lõpuks pidurdas, pani ohutuled vilkuma ja jäi seisma, mis on tegelikult no siis ta arvas, et sul on mingi terviserike just, või midagi, et sa mis on nagu ülimalt hea tegutsemisalgoritm, aga tuleb tunnistada, et enamik tänastest autodest seda ei tee. Et näiteks siin hilisem kogemus oli, see on just Kia EV9-ga, mis vähemalt jättis omale sisse selle elementaarse rea hoidmise funktsiooni, ehk ta lülitas välja küll selle autosteeri, mis siis nagu ideaalselt oskab sind keskel hoida, mis on ka muidugi totter, ehk et sa võtad käed rooli pealt ära, sõidad, siis auto teeb pling-pling, ütleb, et palun pane käsi rooli peale, sa ei pane, ta teeb uuesti pling-pling, selle peale lülitab ta välja autosteeri kõigepealt, põmm, see on nüüd väljas. Et sa võid sõita kraavi. Jah, aga õnneks tal jäi ikkagi sisse veel see joonte vahel selline, nagu seal on nagu 2 levelit, et üks on see autosteer ja teine on siis lihtsalt see selline kergelt jooni jälgiv autopiloot. See jäi sisse, nii et ta hakkas ikkagi siis tuigerdama ühest servast teise, aga jäi sinna tee peale sõitma ja jättis ka autopiloodi kiirusehoidiku sisse. Nii et kraavi mul ei õnnestunud sõita nii pikalt, kui ma seda sain testida. Aga on ka teisi autosid, mis teevad siis hoopis nii, et nad lülitavad järjest kõik süsteemid välja. Ehk et ta lülitab kõigepealt välja autosteeri, siis teeb uuesti pling-pling, siis lülitab välja selle rea hoidmise ja siis lülitab välja ka autopiloodi. Ja kui teel on tõesti mingisugune käänak või mis iganes, siis see lõpebki kraavis. Et ma nagu ei saagi täpselt aru, et mis see nagu autotootjate mõttes käib, et kui veel mõned aastad tagasi siin, nagu ma ütlesin, jäid autod kenasti tee peale seisma ja pidurdasid. Et siis tänapäeval väga mitmed autod seda enam ei tee, et tegelikult kui see võimekus on olemas, siis ju võiks nii teha, sest meil autod oskavad täna ise ju põhimõtteliselt pidurdada ka siis, kui keegi liikluses sul ees pidurdab ja nii edasi ja nii edasi. Ehk et see jutt nüüd läheb muidugi natuke nagu teise valdkonda, aga lihtsalt. Ei, aga see tegelikult on väga oluline, just see ju ongi see, millega meil võiks tekkida usaldus mingisuguse robotakso teenuse vastu, on ju, ja kus iganes ta sõidab. Aga ma tulen korraks tagasi Tesla juurde, et minu jaoks viimaste nädalatel on kõige suurem nagu suu lahti moment on, kui ma olen vaadanud seda. Nagu sa ütlesid, on ju, et Euroopas ja Eestis saad sa selle Teslaga sõita sellel tasemel, mis on see autosteering, mis hoiab nagu joonte vahel ennast. Ja sellest järgmine tase, seda ei ole Euroopas, see on ainult Ameerikas, FSD. Ja sellest tuli nüüd siis välja sel aastal uus versioon 12, kus nad põhimõtteliselt eemaldasid 300,000 koodirida, mis programmeerijate poolt käsitsi kirjutatud ja hoopis treenisid algoritmi siis miljonite nende videoklippide pealt, et kuidas normaalne autojuht sõidab. Ja nüüd ma olen vaadanud neid Ameerika autojuhtide videosid, kus nad raporteerivad iga nädal või kuu tuleb uus versioon sellest välja. Ja mul on ikkagi suu lahti, et see on ikkagi, nagu sõidaksin mina. Et sa kujuta ette, et sa oled kitsas linnatänaval, sa sõidad joonte vahel ja ees on topelt parkinud üks tüüp. Ja see auto, mida see teeb, see versioon 12 on siis see FSD. Ta sujuvalt aeglustab ja läheb korraks vastassuunavööndisse ja läheb tagasi. Täpselt nagu mina teeksin, on ju. Ja sa lähened ja kaugel paistab ülekäigu koht, kus seisab üks inimene. No ma eeldan, et ta tahab üle minna, on ju. See on reguleerimata, ei ole mingit foore ja midagi. See auto peatub vaikselt, inimene hakkab kõndimast, jääb seisma ja siis sõidab edasi pärast. Et see on nagu niisugune hüpe, et pärast seda, kui ma vaatasin, mida siis Ameerikas saab sõita selle versioon 12 FSD-ga, et siis nüüd ma hakkan nagu uskuma, et nad aastate pikkuse sellise kogu aeg läbikukkumise järel on nad nagu millegi jälil. Aga kas see kunagi Euroopasse jõuab, see on nagu, ma ei tea. See, mis sa räägid, ongi tegelikult ju väga huvitav ja väga äge.
et kui meil lõpuks tõesti selline nii-öelda kit jõuab siia kohale ja ise sõidab, siis ongi tegelikult väga hästi. Eks seni ongi need viimased protsendid kuidagi puudu jäänud ja ongi see koht, et kus auto võib-olla siis jah, kui keegi on sõiduraja kinni parkinud, siis ta võib-olla jääb ka õnnetult seisma või lülitab oma süsteemid välja või teeb midagi muud jaburat, et kui ta saabki nendest olukordadest aru ja need olukorrad ära lahendab, siis tegelikult ongi ju hästi, eks ole, et siin võib-olla veel üks samm edasi võiks ka olla ju see, mida ka ju tehnoloogiliselt on juba tehtudki mingites skaalades, eks ole, et autod suhtlevad ka omavahel. Et tegelikult kui autodel on see võimekus olemas, siis noh, ideaalmaailmas me võiks ju olla lõpuks olukorras, kus meil ei saagi olla liiklusõnnetust, sellepärast et ka kõrvalteelt peateele liikuv auto on juba jutumärkides näha sellel peateel oleval autol ja ta on võimeline siis võib-olla reageerima ikkagi need vajalikud millisekundid enne kui inimene, kes tõesti ei ole kursis. Siis on räägitud veel sellest, kuidas see tee on täis sensor, mis suhtleb autoga. Sellest on räägitud nagu aastaid ja ma ei tea, kuidas teiega, ma ei ole nagu praktilist läbimurret kasutuses kuskil väga näinud sellega, et see V2V ehk vehicle to vehicle, et autod omavahel suhtlevad ja teega suhtlemine ja taristuga. Ja aga tegelikult on ikkagi see, et ideaaltingimustes sellised asjad nagu V2V aitavad päris palju asju ära hoida, aga isesõitev auto peab olema valmis ka selleks, kui igasugune võrguühendus ja muu nutikus ära kaob ja siis ta peab saama hakkama sõitmisega ka nii-öelda pimesi. Puhtalt oma sensoritega. No muidu, eks seal on võimalik ka mingi ülemineku etapina isesõitval autol väga hästi siis nii paljugi sõita, et kui võrguühendus ära kaob, siis tõesti võib-olla pargib ennast tee äärde ja ütleb, et vabandust, et ma ei ole praegu online'is ja varsti ma saan edasi sõita, et noh, võib-olla ei peagi nüüd nii-öelda silmpunnis pingutama, et tõesti kõike teeks autonoomselt, aga ta peab olema vähemalt nii palju autonoomne, et ta ei tee siis midagi jaburat, kui siis juhtub midagi ootamata. Ilmselt küll, no igatahes jääme ootama ja vaatama, kas läbimurre on nüüd tulemas lõpuks või ei ole selles sisejuhtivuses. Aga läbimurret kuulutavad siin ka nutikad leiutajad ja ettevõtjad teistes valdkondades. Näiteks sellest, kuidas sa käid poes. Ja Glenn, sa käisid poes üks päev. Mis sa käisid ostmas? Kartulit, leiba, piima või midagi enamat või vähemat? Ma ostsin midagi vähemat. Mis su vajad ju poest? Mul oligi tegelikult vaja minna vaatama poodi, kus pole siis inimesi. No see on, ütleme, täiesti tavaline inimene, ta ei lähe kunagi. Ma oleks vaatan täna Rimit või Maximat, et mis seal toimub. Inimesed on vaja võileiba või hommikuks putru. Aga mõni pood on niisama ka huvitav. Siin on nagu tegelikult kaks lähenemist, et loomulikult nagu eesmärk suures plaanis on jah see, et teha siis pood, kus ei oleks üldse inimesi, et me ju kõik teame väga hästi iseteeninduskassasid ja tõesti saame oma asjadega ise hakkama ja võib-olla üks lähenemine selleks ongi siis selline, et kui ma ei eksi, on vist teinud seda Rimi juba, kas oli sellel kevadel või mulle praegu meenub, et nad avasid ka seal kusagil Noblessneri kandis sellise kuubiku, kus ongi sisuliselt selline iseteeninduskassa kuubik, eks ole. Just, ma võin rääkida sellest see on nagu esimene põlvkond töötajateta pood, kes on igades kasutanud Rimi iseteeninduskassasid või ükskõik missuguseid, siis on see väga tuttav, see on niisugune merekonteineri suurune ehitis, lähed sisse, seal on riiult väike valik asju, väljaminekuks lähed läbi selle iseteeninduskassa ja siis väljud. Ja mõnes mõttes selle kasutuskogemus on väga loogiline, sest me oleme harjunud iseteeninduskassadega, aga me kõik vist saame aru, et seal on nagu suur probleem on ju, et see on nagu puhtalt ikkagi ostja usalduse peale. Et kui ma panen põue alla krõpsupakke, siis nagu keegi pole mind maha jooksmas. Ja vägagi, et siis ja sealt peaks ikkagi tavaühiskonna mõistes olema veel mingisugune väga valvas AI süsteem, mis annab sulle kohe elektrilöögi, kui ta tuvastab, et sul põues on krõpsupakk, eks ole. Aga mis siis see uus lahendus on, mida sina käisid testimas, ütleme kuulajatele ka nime ära, et see firma on, ma saan aru, Grab to Go, mis teeb neid siis autonoomseid kaupluseid. Just, Selver on siis Grab to Go'ga teinud sellise, ilmselt siis täna võib öelda ikkagi pilootprojekti ja pannud siis Ülemiste seal linnaku kandis samamoodi toimima ühe sellise kuubiku, kus sees on siis asjad ja kus sees ei tohiks olla inimesi. Ja siis, kui sa lähed sinna sisse, siis seal ei ole nüüd niimoodi, et need asjad on sul riiuli peal, et see ikkagi pigem on siis süsteem selline, et sa näed ekraane
ja see osakond, kus sa siis ostad, on siis ekraanidega osakond, seal on selline 3-4 ekraani. noh, nii nagu sa siis käid ikka, ma ei tea, kusagil esimesena mulle meenub kohe mingi kiirsöögikoht, KFC, samasugune ekraan on sul. ja sealt pealt sa siis puutetundlikult sobrad nendes asjades, mis seal valikus on. tõstad omale ostukorvi, maksad ära ja siis ekraani kõrval on luuk avaneb ja sealt peaks siis välja tulema sinu asjad, et see on kontseptsioon. Üks detaili küsimus, kui see avaneb luuk, kas seal taga, mida sa näed seal taga, kas seal on mingi lint või nagu taaraautomaadi sisemus või midagi muud? Ta on väga esteetiline valgustatud valge auk, nii et põhimõtteliselt mina nägin seal ainult sellist valget auku, küll pean nüüd tunnistama, et mul seda ostu sinna ei tulnud. ma jäingi vaatama seda auku ja ekraani peal oli siis kiri, et teie tellimus on täidetud ja et kas ma sain oma asjad kätte. Aga see nähtamatu tootetellis. Aga pean tunnistama jah, et seda toodet seal ei olnud ja siis mõne minuti pärast avanes siis uks ja üks firma asutajatest astus sisse. Autonoomne pood, seal ei ole töötajaid. Ja küsis, et kas ma soovin seda smuuti pudelit, mis ma ostsin ja siis ta kadus uuesti ära ja tuli siis umbes 3 minuti pärast selle pudeliga tagasi. Mul oli, ma ütlen vahele, üks sõber käis proovimas seda poodi ja vist ostis, kas või selle kakao, kus seal kuumi jooke ka on või oli see mingi muu jook? Kuumjook on küll kõrval täitsa ikka sellise Statoili või Circle ka automaadina. Ta ostis joogi ja siis oli keegi teine klient, kellega nad rääkisid ja ta ei jõudnud seda haarata piisava kiirusega, et luuk jälle sulgus ja jook oli läinud. Et sa küll ostsid midagi. Aga ei võtnud piisavalt kiiresti. Mis siis tähendab, kas seal tegelikult sees on peidus üks inimene, kes on nagu siuke lottese porgandile hükkumismasin? Just, et see tundub tõesti naljakas, et hetkel see nii oli ja sain ma oma asjad ikkagi kätte, aga siis kuna inimene saabus uksest sisse ja oli igati sõbralik ja siis loomulikult ma mõtlesin kohe, kasutasin juhust ja hakkasin ka inimesega rääkima sellest asjast, et miks ja kuidas see siis praegu on ja tõepoolest, nagu ma ütlesin, et see inimene osutuski Grab2Go üheks võtmeisikuks, kes siis tõesti seal praegu nii-öelda hoiab kätt pulsil, et see on selline testperiood ja konkreetselt siis minu ostuga oli probleem olnud selles, et see info oli siis kuidagi pidi jõudnud mingisse pilvetöötlusserverisse, kus siis kogu seda asja nii-öelda arvutatakse ja siis tagasi pidi ta sinna robotisse jõudma, aga seal kusagil oligi mingi andmevahetuse tõrge. Ja info läks tee peal kaotsi ja siis juhtuski niimoodi, et robot mitte sugugi ei hakanud seda smuuti pudelit võtma, aga süsteem justkui juba arvas, et ma olen selle kätte saanud, nii et seal nagu silumist jagub ja siis ta selleks puhuks ta seal siis istubki, et ta vaatab, kuidas asjad töötavad ja probleeme lahendab. Ta ütles, et küll täna keskmiselt võib-olla 85-90% ostudest õnnestub, nii et mul õnnestus tabada siis 15-10%, mis oli väga tore, et saingi siis natuke uurida, et kuidas see asi seal käib, et põhimõtteliselt seal teisel pool seda kuuti siis jah, on nende välja arendatud robotisüsteem, see on selline Cartesia tüüpi robot, et iseenesest lihtne lahendus. Cartesia tähendab, kui te olete 3D printerid näinud, siis selline sisuliselt 3-teljeline selline süsteem, mis on siis võimeline nende slotide vahel ringi sõitma ja asju tõstma ja see robot siis võtab vastavatest slotidest need tooted ja siis komplekteerib ära ja siis lükatakse need sinna luugi ette. Et mis selle puhul võib-olla, et kui võiks küsida tõesti, et kas ei oleks siis odavam võtta sinna üks alamakstud kassapidaja, kes seal istuks ööd ja päevad läbi. Et tegelikult, et sellise poe võib-olla üks võlu, mis ei paistagi esimesena välja ja mis on lihtsalt huvitav punkt, on see, et kui me läheme tavalisse poodi täna, isegi sellisesse poodi, nagu me alguses rääkisime, see iseteenindus põhimõtte pood. Ja vaatame seal näiteks mingisuguseid vahukoorepakke või mis iganes asju, millel on säilivuskuupäevad või parim enne kuupäevad. Siis me kipume võtma sealt kõige tagumisest reast selle kõige kauem säiliva asja. Olen teinud seda jah, kahjuks. Just. Ja tegelikult, kui me nii teeme, siis me anname ühe suure panuse sellesse, et jääkarud surevad ära ja maakera jääb seisma. Pagan. Oleks ma seda teadnud. Me võtame ära selle asja, mis tegelikult säilib kõige kauem. Me tarbime selle ära ilmselt palju kiiremini ja see esimeses reas olev asi visatakse prügikasti. Et see on tegelikult väga suur probleem, mida kaubanduskettides ongi väga raske lahendada, sest me ei saa kuidagi sulle, nii-öelda me võime panna selle kauasäiliva asja nii kaugele, et see võib-olla ei ulata, aga ühesõnaga selle jutu sisu on see, et selles poes tegelikult
väga hästi toimib selline see on see FIFO põhimõte, et esimesena sisse, esimesena välja. Ehk et see pood annab sulle alati selle kõige esimese toote, mis on veel täiesti kõlbulik ja sa ei saa võtta seda viimast toodet. Ma nüüd ei tea, kas ma tahan minna sinna ostma seda vahu. Aga sellega sa tegelikult maakera väga palju päästad, kui sa hakkad mõtlema, sest me kõik inimestena teeme selliseid täiesti ebaratsionaalseid otsuseid. Okei, sul on võib-olla tõesti mõnikord vaja. Ratsionaalne otsus on minu jaoks täiesti ratsionaalne, kui ma tean, ma tahan seda kasutada ka nädala pärast. Sest ma saa seda asja, mille säilivusaeg on. Aga enamasti sa tarbid selle ära kiiremini. Ehk et kui sa teed sellise otsuse, et sa vaatad, et sul on näiteks ühe kuupäev on üle homseni ja teise oma on nädal, siis sa ikka võtad selle nädala, aga sa tarbid selle asja kiiremini. Aga ikkagi küsimus on, et kas seal masina sees töötav inimene on siis nii palju kallim. Ta võiks anda, see inimene mulle anda selle järgmise kuupäeva. No eks siin muidugi see küsimus on alati skaleerimises, et kui seal on tõesti üks pood meie Ülemiste linnakus, siis ilmselgelt võiks sinna paigaldada inimese, mis on ju mõõtnud odavam kogu süsteemi arendamine, aga kui seda süsteemi ikkagi skaleerida üles ja tegelikult kogu see logistikaahel, mis seal taga on, et see töötaks nii-öelda sisse töötatud rada pidi ja seal ei ole selliseid probleeme, mida siis tavapoes täpselt need inimesed oma selliste valikutega tekitab, siis igal juhul sain ma aru küll sellest jutust, et tegelikult maailma päästmise osas oleks see väga suur argument. Teistpidi on seal ka võimalus, et kui tõesti võib-olla mõni toode siis ületab selle parim enne kuupäeva, et tuleviku mõttes võiks olla ka võimalus need tõsta siis kuskile eraldi sektsiooni, vist väga suur erinevus on ka tootel, mis on kõlblik kuni või parim enne. Just. Ei, see on natukene tore nagu nalja heita selle kõige üle ja humoritseda, aga samas respekt inimeste vastu, kes ehitavad seda toodet nii-öelda avalikult, et sa lähed sinna, tõrked juhtuvad, on probleemid, aga et suure hulga tarbijate usaldus võita, siis tuleb ta viia kuskile maale, kus tõrked enam ei ole. Nii ta on ja täna tõesti ma vaatasin ka enamik tooteid või mis enamik, nii palju kui ma seal läbi käisin, võib-olla üks 10-15 asja huvi pärast tooksesin üle, sa näed tegelikult palju sa saad osta koguseliselt ka ja täna tõesti seal enamik nende toodete, mida ma vaatasin, kogused olid sellised 1, 2, 3. Et see tähendab seda, et ma ei saanud osta sisuliselt omale siis 10 leiba või ütleme seal 5 smuutit, et konkreetset smuutit oli ka ainult 1. No võib-olla see on nagu ideaalne selline või hästi sobituv mudel väikse tarbimisega piirkondadesse, olgu siis näiteks nagu need siuksed Ülemistes taolised töökohad, inimesed võtavad lõunaks mingid suupisted või ka miks mitte hajaasutuses katad ära külapoodide asemel sellised autonoomsed poed, kus siis on ainult logistikaringid nagu vaev, et sa viid asju sinna. Aga see ei ole see linnalähedane supermarket, kus sa ostad 2 nädala toidud ette või asi. Ja eks muidugi seal jääb alati see selline inimliku mõõtme probleem, et võib-olla paljud inimesed tahaks täpselt seda jogurtitopsi või mingit leivapätsi poes nagu mudida ja katsuda. Et vaat sellise ekraaniga poega sa tegelikult seda teha ei saa. Et eks see nii-öelda tõrge jääb igal juhul, aga tõesti, kui sa tahad osta ruttu mingisuguse asja ja eeldusel, et see sinna auku ikkagi ilmub, siis selline lahendus töötab väga hästi, et hinna mõttes võiks ka öelda, et olgu, et mulle alguses tundus, et äkki need hinnad on kallimad. Ma tuleb tunnistada, et see oli puhas psühholoogiline efekt. Küsisin üle, hinnad pidid olema siis täpselt samad nagu tavalises Selveris. Nii et täna ka, kui sa lähed sealt automaatroboti käest siis asju ostma, sa ei maksa midagi juurde. Et võib-olla kui sa lased siin omale koju mingeid asju tuua, siis sa maksad juurde. Igatahes jah, kui kõik see alguse kogemus oli naljakas ja see, et nii-öelda piltlikult jutumärkides mees kapist välja tuli ja selle probleemi ära lahendas. Aga võib-olla hakkab see, ilmselt mitte võib-olla, vaid kindlasti hakkab see süsteem ikkagi paremini tööle ja võib-olla see moraal, mida mina tahaks siis lõpuks ikkagi just öelda, on see, et kui te nüüd lähete tavalisse poodi, siis ärge ostke seda vahukoorepakki, mis püsib nädala, vaid ostke see, mis püsib 3 päeva ja te sööte selle ära 2 päevaga. No sa paned jah meile südamele siis raske ülesande teha seda. Igatahes ma arvan, et see on huvitav mudel ja vaadata, kas see jõuab nagu küpseks, on ägedam. Eriti kui sa mõtleme, mis paralleelselt toimub jaekaubanduses, olete tähele pannud või? Suured jaeketid muudavad oma süsteemi selliseks Lidli taoliseks, et sa pead mingi paberlipakaga ringi käima, et skanneerida enda väljapääsu poest. See on väga kohutav. Ei ole ühtegi head sõna öelda selle kohta. Selle kohta ei ole tõesti ühtegi head sõna öelda, et siinkohal ma peaks võib-olla
tunnustama just ka esimesena oli vist ikkagi Rimi, see kui ma ei eksi, võib-olla ma teen nüüd liiga Selverile, kes selle nii-öelda pabertšeki trükkimise üldse ära kaotas, kes jättis nagu siis nii-öelda vaike valikuks oli see, et ma enam ei soovi tšekki, eks ole. Miks on vaja trükkida? Jääkarud just. Prisma muidugi Prisma on nagu vanamoeline, et nendel on vaja vist nii-öelda pabertšekki, aga nüüd ka Selver tahab sama asja teha, eks ole, ja on osades poodis juba teinud selle barjääri ette pannud ja Selveris on ikkagi see, et sa saad ka äpis näidata oma tšekki või partnerkaarti ja siis avaneb see uks, aga igal juhul selline ma ütlen, et usalduse vähenemine klientide ja poepidajate vahel ei ole üldse hea tulemus. Ja muidugi siin mingite paberitega möllata aastal 2024, see on ikkagi pehmelt öeldes täiesti jabur. Ja siin on ikkagi see, et see paberiga möllamine on puhtalt praegu minu teada Prisma teema, sest nii Lidlis kui Selveris saab ka äpiga või nii-öelda virtuaalselt, aga igal juhul probleem on olemus selles, et see barjäär seal üldse ees on, eks ole, nagu 10 aastat tagasi Saksamaal. Ei, seda küll jah, aga ütleme Prisma puhul ikkagi eriti totter on ka see, et näiteks kas on siis, mis selle Mustamäe Prisma nimi on, ma ei teagi, Mustika. Et seal selle paberiga ei ole ju mitte midagi teha, siin keegi ei kontrolli selle paberiga, aga see paber iga kord suriseb sealt august välja. Ehk et see, et miks sa üldse selle paberi siis trükid, kui selle paberiga ei tehta ka veel midagi, et see on muidugi ise küsimus, et selle paberiga nagu peaks midagi tegema, et tegelikult ikkagi paberivabaduse poole peaks igal juhul minema, et eks siin võikski öelda, et hääletage siis jalgadega, et ärge minge sinna poodi, mis tundub nõme, aga ikka vaata, tal on mugav tee peal, jääb sul mitu poodi. Et nii see on, et üldse Prisma kohta on tulnud siin, see ei puutud üldse muidugi meie saadet, aga kui me juba selle keti nime võtsime mainida, siis hiljutine uudis oli ju see, et Prisma ei kaota ära eesti või venekeelseid silte, sest muidu on tarbijatel ebamugav. Ja siis ma mõtlesin küll, et halloo, et see on nüüd viimane põhjendus, et kui sealt oleks need venekeelsed sildid kadunud, siis võib-olla lõpuks räägiks Tallinnas rohkem inimesi eesti keelt. aga nii, et Prisma kuidagi on viimasel hiilanud küll selliste turunduslike käkkidega täiesti. Nii on, õnneks on meil jalad on, millega hääletada. Mis me siis täna veel jõuaksime rääkida? Meelis, me saime väga huvitava kirja, me ei hakka pikalt ette lugema seda, aga rääkis sellisest Windowsi funktsionaalsusest. Vist suvel korraks tutvustasime seda uues Windows 11 olev Recall, mis alguses sai kõvasti kriitikat. Põhimõtteliselt Windowsis olev süsteem, mis kogu aeg teeb su arvutist ekraani pilte, salvestab neid, võib-olla ka laeb kuskile serverisse ja kõike selle nimel, et sul on võimalik siis meenutada, et kuule, ma vaatasin 2 nädalat tagasi mingisugust veebilehte või ma kirjutasin mingit kirja või mul oli mingisugune pilt või dokument oli lahti, et aitab mul meenutada ja siis masinõppe nendest ekraanipiltidelt aitab otsida. Kas see nüüd on lõplikult kinni, on see tagasi või valikuline? Oskad sa meid harida, Meelis? Alguses, kui Microsoft selle välja kuulutas, siis sellest tuligi väga palju sellist negatiivset tagasisidet ja nad otsustasid, et nad ikkagi selle esialgse väljatoomise peatavad, sest et tõepoolest seal oli väga palju probleeme. Esimene asi see just, et väga palju asju siis, mida Microsoft teab kasutamise kohta, mida tõenäoliselt teab muidugi nii. Ja teiseks siis see, et need andmeid hoiti ikkagi täiesti krüpteerimata ja igal inimesel, kes on arvuti ligi sai, oli tegelikult võimalik neile ligi pääseda, kaasa arvatud see, et kui sul näiteks oli töötaja ja tööandja, siis tööandjal oli võimalik töötaja failidele ligi pääseda, mis siis need screenshotidega tehtud olid. Aga vahepeal on igasugused asju toimunud ja Microsoft nüüd otsustanud, et ta ikkagi annab selle Recall funktsiooni, siis toob ikkagi Windowsile välja, aga vahepeal on muutunud nii mõndagi, et esimene asi, mis on muutunud, on see, et asjad on nüüd vähemalt väidetavalt siis palju paremini krüpteeritud, enam ei saa niisama lihtsalt igaüks sinna ligi. Ja teine asi, mis on muutunud, on siis see, et kindlasti on see Windowsi installimise käigus valitav, kas sa tahad selle sisse lülitada või välja lülitada. Vaikimisi on ta välja lülitatud, vanasti ta oli vaikimisi sisse lülitatud esialgsete plaanide kohaselt. Juba see on nagu suur asi edasi, et nüüd on vaikimisi väljas. Ja kolmas asi on siis, mis ei ole kinnitatud, aga järjest rohkem nagu infot sinnapoole liigub, et tegelikult saab siis kogu selle Recalliga Windowsi seadetest täiesti maha installida, mis väidetavalt on siis Euroopa Liidu nõudmine Microsoftile, see peab olema eemaldatav täielikult, eks ole, et siin
alguses Microsoft ütles, et see esimestes beta versioonidest tekkinud eemaldamise funktsioon on viga, aga nüüd tuleb välja, et see ikkagi ei ole viga, vaid see on nagu teaduslikult niimoodi, mis on iseenesest hea. Omaette küsimus on muidugi see, et kui kasulik selline funktsioon on ja see AI ja ühesõnaga, et kas sa tegelikult kasutaks seda recall'i või mitte, et mina enda jaoks ei näe nagu sellel erilist väärtust. Aga see on maitse asi. Aga see on võib-olla selline väike avalik teadaanne, et kellel Windowsi arvuti on uuendamas siis 24H2 uuendusele või teise poolaasta uuendust saamas, siis kui te kahtlete, siis minge vaadake järgi, et seal settings privacy või privaatsusseadete all on siis võimalik seda sisse välja lülitada ja ka kustutada seni tehtud ekraanipildid. Ja iseenesest meie kuulaja Andres siis ütleb ka seda, et ka tema nägemuses on see, et see kvalifitseerub sellise spyware'i valdkonda, eks ole, aga samas mina ütleks, et tegelikult ega siin väga palju need asjad ei erine sellest, mida teevad teised, et ega siis Apple ja Google oma mobiilseadmetel ka väga palju ikkagi on nagu ligipääsu kasutaja andmetele ja neid selliseid spioneerimise ohtu või isegi mitte päris ohtu, aga täiesti nagu reaalselt tegevust on ikkagi päris palju, rääkimata teistest tootjatest, eks ole, nii et ma arvan, Microsoft ei ole siin ainus ja teda ei saa nagu selles mõttes eriliselt välja tuua, sest et see probleem on üldine. No jah, ja ega siin võib-olla üldse peaks ütlema, et kas me nimetamegi seda üldse probleemiks, sellepärast et tegelikult... No see on maitse asi, kuidas keegi näeb. Ja no tegelikult tänane kogu meie ühiskond baseerub sellisel pilve profileerimisel. Meie brauseritest jääb ajalugu, meie tegevustest jääb ajalugu, meie sõnumi äppides on sõnumid tõenäoliselt kusagil pilves, võib-olla mõnede eranditega. Ehk et tegelikult me jätame seda jälge ju endast metsikul kujul maha kogu aeg ja sellepärast me jätamegi, et see on ka meile mugav. Et tegelikult on mugav, kui sa logid arvutist sisse ja vaatad, millisel lehel sa käisid üleeile ja teed selle nüüd arvutist lahti. Aga tegelikult see info on ju samamoodi sinu tegevuse jälg, et kui sa kusagil oled käinud kompromiteerivaid asju vaatamas, siis see samamoodi on ju põhimõtteliselt justkui kellegi käes sellise big data osana, et mina tegelikult ei näe nagu siin üldse nüüd väga suurt erinevust, et ma mõtlen, et kui mul oleks täna arvuti, mis salvestab minu ekraani pilte samamoodi nagu brauser salvestab minu ajalugu, siis võib-olla päeva lõpuks tõesti oleks hoopis võib-olla mugav, ma ei pea enam minema kuskile kaevama, ma ütlen, kuule, et ma eile vaatasin seal sellist ja sellist asja, küsin mingi Copiloti AI käest ja ta leiab selle lupsti ülesse, võib-olla ta leiaks selle ka minu brauseri ajaloost ülesse täpselt samamoodi, aga ta võib ka seda teha ekraani pildi abil. Nii et ma nagu justkui ei näe, kuidas see üldse on suurem probleem kui kogu meie tänase info kogumine, mis nii toimub. Et kui me tahaks sellest kõigest nii-öelda lahti öelda, siis me peaks piltlikult tõmbama juhtme vabast seinast välja. No, mõnes mõttes on sul õigus, aga oluline on see, et meil jääks valikuvabadus ka kasutamaks nagu kindlasti arvuti ja internet on põhiteenused ja selles mõttes on oluline, kas või näiteks seesama recall'i näide, et sul on võimalik leida see nupp üles, lülitada see välja või eemaldada arvutist ja öelda, et mina seda ei soovi. Ma tahan natukene vähemate võimalustega ikkagi nagu baasfunktsiooni kasutada. Ja see valik peab jääma. Jah, küsimus on selles, et paljud meist täna siis kasutavad brausereid niimoodi, et nad on kogu aeg selles private mode'is või incognito režiimis. Võib-olla on mingid inimesed, kellel on kogu aeg paranoia. Ma arvan, et neid inimesi on suht vähe. Ma arvan, et enamik inimesi ei kasuta seda režiimi. Mine tea, võib-olla küll. Nad ei ütle sulle, need, kes kasutavad. Mina ei kasuta, et ma pean tunnistama, et ma isegi ei mäleta, millal ma viimati private režiimi aktiveerisin. Mis siis, kui on vaja mingit uut brauseri akent, vaata, et mõnikord on vaja vaadata, et sa logid kusagile sisse ja kas mingid asjad töötavad ka nii, et sa ei logiks sisse. Siis ma olen kasutanud, pean tunnistama küll, aga muidu see on just väga mugav, et sa saad ju vaadata kõike, mida sa oled vaadanud ja ma nagu ei pea, miks ma peaks nagu tundma piinlikkust võib-olla, kui ma olen otsinud mingisugust infot võib-olla, mida siis otsitakse pimedas ja teki all, jumal küll, ma tahan ju ka vaadata, kas ma olen seda üleeile otsinud, et see on väga mugav. Seda küll, aga võib-olla on oluline, et sa saad vaadata midagi nii, et see veebisait sind ära ei tunne. Et nagu sa ütlesid, meie kohta käib siuke jalajälg, et ma ei tea, vaatad kas või tänapäeval ostad kuskile pileteid, ma ei tea, olgu see transport, lend või laev või kontsert ja siis võib-olla see, et kus sa oled ja kes sa oled, mõjutab ju pileti hinda. Nii et hea on vahepeal heita see minevik või sinu profiil maha. Seda küll.
mis meil veel täna uudist on? Meelis, sa oled tutvust teinud ühe uue arvutimängu seadmete brändiga Eestis. Tegelikult võib-olla on see nagu selline laiem trend, et kui IFA-l ma käisin, siis seal ma rääkisin sellise firma nagu Hator esindajatega, kes on siis Ukraina arvutijuppide tootja, arvutitarvikute tootja siis, kes üritab praegu siin Balti riikide ja laiemalt Euroopa turul läbi lüüa ja tundub, et see trend on nagu millegipärast praegu kuskilt paisu tagant välja pääsnud, sest et selliseid hulgifirmasid, kes tahavad oma brände teha ja mänguriturule siseneda, on järsku nagu väga palju, et eelmine nädal pidas oma sellist Ida-Euroopa ja Balti riikide launch-pidu või üritus selline bränd nagu Lorgar, keda tegelikult Eestis natuke juba müüdud, aga nüüd hakkavad siis nagu aru saada, on rohkem siin Eesti turul ilma tegema või vähemalt üritavad siia ennast sisse süüa ja Lorgar on tegelikult sellise suure Ida-Euroopa hulgifirma nagu Aspise bränd ja Aspis teeb lisaks Lorgarile ka näiteks Prestigiot, kelle beebikaameraid ja autokaameraid on ilmselt ka testinud ja nad on teinud selliseid erinevaid asju ja samal ajal Canyon on teine nende bränd, mis on sinna odavate nutiseadmete kaubamärk. Aga võib-olla mina suuremas, vanematest tegijatest mulle meenutavad nad veidi, ma ei tea, Trusti äkki. Trust on ka selline omapärane bränd, kus on kohati saad nagu väga head hinna-kvaliteedi suhet, eks ole, et mõned hiired on neil väga head ja mõned hiirematid on väga head, aga samas kohati saad sa nagu üsna kallist, üsna kehva asja, et tegelikult selliste hulgifirmade, kes nagu väga palju ise võib-olla ei tooda, kuigi Lorgar ka väidab, et nemad toodavad ise ja nad või vähemalt disainivad ise ja lasevad Hiinas teha, nagu ka Hator ütles. Aga et kui kvaliteetselt nad tegelikult on, seda me näeme siis, kui me ise testida saame, eks see sõltub ka tegelikult ilmselt konkreetsest seadmest, aga neil on siis nii toole kui mikrofone, kui kõrvaklappe ja igasugused valgusteid, klaviatuure, hiiri ja muid selliseid tarvikuid, hiirematte ja loomulikult kõige selle juurde käib kohustuslik RGB. Neil on oma tarkvara, mille kohta me ka ei oska öelda, kas see tarkvara on siis neil päris ise disainitud või on see tegelikult mingi olemasolev, kuhu nad oma brändi külge pannud. Aga iseenesest huvitav on näha, et nagu selline millegipärast nagu praegu tuleb selline uus laine nagu selliste keskmise hinnaklassi tarvikutega, et ma ei ole küll näinud, see mängurlus oleks nagu kuidagi üldiselt nagu paisunud, aga selliste uute brändide tegemine on küll nagu sisse saanud. Kui sa hakkasid rääkima, et see nagu kasvab, ma mõtlen ka, et millest see kasv tuleb. Kas võib olla põhjus selles, et e-sport üleüldiselt on muutunud populaarsemaks, et mitte noored nad ise ei mängi, võib-olla ka vanemad, vaid ka nagu vaatavad neid e-spordi võistlusi, seal on ju suured rahad, võistlused, nad on nagu sport. Ja siis sa tahad ka ise kodus ägedat asja nagu järgi teha. Ka nendel on tegelikult see, et mõlemal neil siis sellel Lorgaril kui Hatoril on olemas oma mingid e-spordi meeskonnad, keda nad toetavad. Hatoril on lausa ikkagi päris selline Poola liigas väga tugev tegija, üks nagu meeskond on neil toetatav ja tavaliselt on see, et kui selline tarvikute firma e-spordi meeskonna toetab niimoodi, et inimesed päriselt neid seadmeid kasutavad, need seadmed ei saa olla väga kehvad, kuna sellisel juhul juhtub see, et nad lihtsalt ei ole tipptasemel, eks ole. Aga see ei tähenda, et seal valikus ei saa olla nagu nii häid kui halbu tootjaid, eks ole, aga eks me üritame ka saada mõned neist testimiseks ja vaadata, kui head nad tegelikult on, aga lihtsalt, et kui te näete nagu seda Lorgari brändiga mängu tarvikuid, siis vähemalt hea on teada seda, et Aspis kui selline Eestis väga pikalt tegutsenud hulgifirma, neil on olemas nagu vähemalt hooldusvõrgustik, et nad ei ole nagu päris nii Hiina firma, et kui sa ostad omale asja, sa oled päris üksi, vaid tegelikult neil on see nii-öelda tugi on nagu täitsa korralikult olemas olnud Eestis juba päris pikka aastaid. No nii, tänane saade on selline, kui meil ei ole midagi pakitse, mida me tõesti peame täna jagama rohkemat, siis ma arvan, et tõmbame 14. oktoobri saatele joone alla. Aga tead, võib-olla peaks ütlema veel ennem lõppu seda, et meil on hästi palju asju siin riiulite peal ja me ennem saadet mul on ka järjest rohkem tuleb asju. Me tegelikult mõtlesime, et äkki viskame välja, te muudki kirjutate meile kuulajad, tehke palun pingerida, meil on siin Apple Vision Pro, siis on meil Androidiga digiboxid, siis on meil valvekaamerad. On meil midagi veel? Minul on Samsung Galaxy Watch Ultra kell, mul on Motorola väga huvitav telefon ja ilmselt järgmine nädal tuleb veel asju, nii et tegelikult siin asju, millest rääkida on palju.
ehk et te võite meile kirjutada, mis teid kõige rohkem huvitab, siis me vaatame, kas me auhindu ka jagame, aga võib-olla auhinnaks siis mõnest nendest asjadest räägime esimesena, sest me oleme nii mõndagi nendest teemadest ausalt öeldes natukene just edasi lükanud, et kogu aeg vaadanud, et järgmine kord, GoPro kaamerad muide, need Herod on minul ka juba olnud vist 1,5 nädalat ootel, nii et asju muudkui koguneb. Nii. Praegu lisaks on mul siis järgmise digiajakirja jaoks võrdlen 2 värvilise ekraaniga, suure 10-tollise ekraaniga, e-ink ekraaniga, e-lugerit, kaldkriips, tahvelarvutit, mis on ka nagu omapärased ja võib-olla huvitavad asjad. No see on hea mõte, et te saate nagu mõjutada seda pingerida, millest me ennem räägime ja millest me võib-olla ei jõuagi rääkimiseni. Kui te panete oma soovid teele digisaade @geenius.ee, siis see jõuab meieni. Mis teid sellest segasest jutust praegu kõige rohkem nagu kõnetas, siis võite seda kirjutada ja siis me vaatame, kas me ignoreerime. Korda Hans igaks juhuks seda aadressi veel ja siis kõik teavad. See on siis digisaade @geenius.ee. Kirjutada sinna ja meie seda loeme ja siis vaatame, kas huvitab teid miski see või hoopis miski kolmas ja võtame siis selle või midagi muu teemaks järgmisel nädalal uues saates. Seniks aga aitäh kuulamast ja rääkimast.